Kas ma peaksin täna siis viina ära jooma või? Peaks kuidagi kehva olema homme. Võib-olla tõesti, jah. Ma ei tea, panin käima. Ma ei tea, kas töötab see net. Natuke peab ootama ka, vaata, et inimesi hakkaks tulema. Kuskile panna niimoodi, et mõlemad kuuldan. Öelge keegi, kas... Ei, ma pean kommentaare ka lugema. Kas on vanaisa kuulda? Ütle hei. Jou. Pane statiivi peale vast. Jaa, see on hea mõte. Ei-hou. Inimesed on kummikutega õues, ma saan aru. Ei olegi aega kuulata mingid... Ma ikka imestan neid kuulsaid TikTokeid, kes lihtsalt teistest sagedamini ropendavad ja siis on kõigile lahe olla. See on nii... Aga inimestele meeldibki ju debiilsust vaadata. Ma ei tea, see on nii veider. Ongi veidraks muutunud. Jah. Hetkel pole ühtegi kommentaari tulnud, aga vaatajaid ka väga ei ole. Kuskil on vist mingi haige draama kellega laivis. Aga rahvas, podcast Vol 2 on siin. Vol 2, jah. Vol 2, aga vale raha tehtud. Eesti TikTokis on niimoodi, et kui on mingi draama kuskil, siis kõik on nende laivis kuskil. Absoluutselt kogu see kommuun. Jah. Aga on levis ka probleemi, ma ei usu. Näitab 5 pulka. No levi peaks ikka super olema. Järgmine võtta mingi naabri kana ja seda taga algatuseks kirvega. Aga ma ei tea, Savi, võtame esimese teema lihtsalt. Seda saab ju kõike järgi kuulata hiljem. Ja minu huvi on küll kõigepealt uuesti üle korrata see, et... Vaata, kuula korra. Minu huvi oleks teada, et kas on kuulda meid. Esimest kommentaari pole isegi tulnud hetkel.
täna tuleb esimene kommentaar. Sina nagu ise ei saa kuidagi pihta, kas see siit on kuulda või ei ole? Ei, no keegi peab ikka vastama, ma ise ei näe ja. Või no ma ise ei kuule ja seda. Pepsi, kes küsib? Pepsi, kes peab küsima. Tervist, härra peaminister. Tuli, jah? Kas on kuulda ka või? Kommentaar tuli, aga küsimus oli, et kas on kuulda. No nüüd tuli kaktellaane üks konkreetne küsimus. Oli, siis me saame alustada jutuga, et ikka kuuleme. Võime alustada siis jutuga põhilist. Ikka on kuulda, jah. No seda on hea, siis tere kõigile. Et kindlasti vajab ülekordamist. See agenda vajab ülekordamist. Me rääkisime eelmine kord algatuseks sellest, millistel alustel tekkis üldse Reformierakond. Mismoodi siis nüüd okupantide sabarakud ja vanem generatsioon. Ma küsin seda, et kas on ka kuulda podcasti kaaslast? See on küsimus. Muidu jutt läheb. Aga miks ei peaks olema kuulda? Ma olen sama kaugel. No muidu jutt läheb lihtsalt aia taha. Mõlemaid on kuulda, räägi. No, esimene küsimus tehti ka. Jah, mismoodi ikkagi, et tähtis on tähele panna neid asju, mismoodi oravad oma partei raha üldse tekitasid kriminaalsel moel ja siis tekkis neil huvi. Mul on nii kahju, ma täna lugesin, kes see tädi on meil seal, see samune. Kes see Kaja nime? Ei, orava tädi, see, no ütle nüüd ma ei tea, millist orava konjunktuuriinstituudi tädi, kes tahab Tallinna linna peaks, nüüd jooksis keele pealt ära. Ta on ligikauge, ta on sina sananud, et tema siis räägib ka siin partei puhtusest, aga juba oli väga äge kommentaar, et see naisterahvas ise on kõige suurem rahapesija olnud Swedbankis samal ajal ja rahapesu oli siis viimane raha, enne olid e-valimised, enne oli Veebfond, oli R-hooldus, oli Tartu Kommertspanga riisumine. Sealt niimoodi tekkis meile kriminaalne partei, kes peaks tegelikult olema terve parteina kriminaalselt karistatud. Aga samal ajal nad ajavad taga siin üksikisikuid mõne 1000 euro pärast ja piinavad ja mõnitavad ja nörutavad. Nii, nüüd üks esimene küsimus, mille ma ette loen. Üks konkreetne küsimus tehti EU, aga miks ei tehtud EU maadesse ühtset panka kõikidele? Selline võib olla küsimus, aga... Natuke raske küsimus, ühtne pank lõpuks kõik riigid võitlevad selle nime, et neil oleks mingi oma iseseisus. Need on väga sügavad küsimused, seal taustad on tohutud. Parem küsige, miks juhtus nii, et kui oli masu, siis inimesed kaotasid majasid. Mina olen kuulnud täiesti selgetest allikatest seda, et Ansip tegi välisfondiga, valuutafondiga tegi diili, arvatavasti jällegi parteile siristati natuke raha. Tal oleks võimalik olnud Eesti kroon lahti siduda ja inimesed ei oleks majadest ilma jäänud massiliselt, aga pankade jaoks oli kasulik see teine asi. Ja kui me räägime ühtsest pangandusest, mis me räägime, kui oravad teevad kõike seda, mis on lääne kapitalistidele kasulik. Et üks jõhkramaid asju oli just nimelt tookord oma rahva mitte kaitsmine, kui pangad said teha, mis tahavad ja kui me nüüd seda teed edasi räägime, siis praegu ju vaikselt, korra oli kisa, aga vaikselt üritatakse teha nii, et pangad võivad oma algatuslikult ühepoolselt otsustada, kas sinu maja tagatis on piisav või ei ole. Ja kui ei ole piisav, nad võivad isegi sulle ütelda, et sinu maja läheb täitemenetlusse. Ja sellega kõigile tegeleb praegu Reformierakond. Ja kui te mäletate, siis kui nii-öelda pisarsilmis jooksid liigsed miljardid läbi Euribori tõusu jooksid pankadele tasku, no saate ise aru, kui suured on pisarad siis tegelikult olid, eks ju. Siis Kaja Kallase mõnitus rahvale oli see, et ta käis nendega läbi rääkimas
ja lepiti kokku, et nad võtavad rohkem dividende välja. Ehk siis tegelikult paks rasvane mõisnik lubas, et ta enam akna peal rasvast singiga vorsti ei söö, et talumeestel ei oleks enam nii ebamugav aknast väljas vaadata seda pealt. Ta lubas aknad kinni panna. Et see oli siis meie peaministri Kaja Kallase samm, aga no kindlasti nad said ka sealt jällegi, et oravad ei tee ühtegi asja rahvale vaenulikku ilma kahe põhjuseta. Üks on see, et näidata, et naadje, saite veel hullema paugu vastu kuradi pead ja jalgu. Ja teine on see, et aga kuulge, kullad kapitalistid. Aga me oleme ju väga suur ja väga raiskav partei, palun meile miljoneid. See, no kui see pauk ükskord lahvatab siin, ma kuulsin täna, mingi paugu algus on juba olemas, Äripäeva kätte sattus R-hoolduse, väidetavalt Äripäeva kätte sattusid R-hoolduse päris vanad failid, mismoodi rahasid toodi sisse. Ja noh, tõesti, urjutan ise ennast, et üks neist näidetest oli keegi väga teadlik inimene, oli sellest ka Maris Laur, jah. Maris Lauri artikli kommentaarina kirjutas lahti, mismoodi Kranich on rekordina tõid 500 000 sularahas sisse ja käskis selle R-hoolduse arvele panna ja seejärel see liikus Reformierakonna suunas. Et tegelikult, ja ta ise siiralt ütles, et pole midagi taolist olnud ja nad on hästi ausad. Et kui nüüd hakkab tasapisi neid fakte välja tulema, see on küsimus selles, et kas rahvas viitsib üldse selle kõik endale salvestada, noh kuidagi niimoodi, et ära ka ei minesta, aga et saavad aru, et tegemist on süstemaatiliste, suuremahuliste kurjategijatega. Kusjuures kõige alatum ongi veel, ma ütlen peale see rahva mõnitamise veel see, et mingi teise partei inimene võetakse 4-5 000 euro pärast ja tehakse ta siis temast pulbrit niimoodi 50 kohtuasja ja 50 artiklit aasta kohta. Et see on ju alatuse tipp. Tegelikult, ma kordan veel korra. Kuritegelik partei, ehk siis teadlikult kehtiva riigi seadusandluse järgi kriminaalkorras karistatavaid tegusid massiliselt tegev partei on Reformierakond. Ja tema põhimõte on see, et vanad pässid seal Rask ja Lipstok ja Kallas ja kes see siis neljas seal võis olla, Kranich. Need siis pusisid selle asja kokku, tegid erakonna, lõpuks nad enam ei viitsi nii hästi, Kraft võeti veel punt ja seal on väga palju neid, see süvariigi nimekiri on meeletu. Terve peldiku seina saaks neid pilte täis, väga suure peldiku seina. Aga nüüd on pandud ette siis järgmine põlvkond lojaalsuse järgi, ehk siis võimalikud sugulased ja võimalikud, erinäide on Raevallast on väga palju võetud seal Kõiv ja Võrklaev ja seal üritasid veel ka endise vallavanem Gutmann üritas ja tegelikult Kasemaa ja kes kõik üritasid Riigikokku saada hoolimata Krimm-karistusest. Et see jõuk, see teisene lend siis oravaid on täiesti koloosi inimesed, lao juhataja, lao varga mentaliteediga koloosi inimesed. Nende ainuke mõte on saada pumba juurde ja varastada. Ja praegu me elame selles riigis ja nii küsimuse. Tuli huvitav küsimus, mis sa vanast Helmest arvad? Vana Helme oli loogiliselt ikkagi, nii palju ikkagi karjääridiplomaat, et ta kindlasti on tal veel mingisugused patte, mismoodi ta täitis Eesti Vabariigi suunitlusi ja tal võib ka see patt täiesti olla, et ta kuskilt sealt natukene riigi raha mingi servast joonistas, et kuskil mingi remondikene teha ja see on kõigil poliitikutel veres olnud oma nooruspõlvil. Aga praegu ta ajab ikkagi väga õiget asja, muidugi loll on see, et ta läks lolliks, nii kui ta võimule sai. Ta iga päev tuli mingi uue uudisega välja. Selge on see, et see Eesti Vabariik ongi praegu üks sitta põlvini täis augeiase tall. Ja isegi sellise entusiasmiga pihta hakata. Täna pere asi korda ajada, homme korruptsioon korda ajada, ülehomme siis veel see oli nagu rumal neist. Ja e-valimised ja neil oleks võinud olla, pereväärtused on enam vähem ja ikkagi loks on paika. E-valimised oleks pidanud ära võitma ja need süvariigis kõrgete kohtade peale pandud täiesti orava pugedikud ja süsteemi inimesed, nendest oleks pidanud lahti saama. Iga mõistlik inimene eelmiste aastate jooksul just ütles kõige hullema see, mida te munesite, võtnud siis lahti. Muidugi
on ju teada, kui piisas ainult, et Elmar Vaherit hakati korraks kangutama ja isegi seal kuskil kantslerit kedagi meedia oskas nii hästi seakisa tõsta, et ja see oli hästi koordineeritud, see seakisa, seal lärmi käis nimelt vähe ja noh, tõesti, kui meedia on ikkagi nagu oravate käes, see on, noh, ütleme, see kuritegelik süsteem on ennast päris hästi Eesti Vabariiki sisse söönud. Nemad, kui nad tõstavad lärmi, siis ja oskavad sellise mulje, et see oleks nagu rahva seast tulnud kisa. Tegelikult on täna paras moment salvestada kõik need kisajad üles. Nad on kõik oravate perselakkujad. No isegi süsteemi inimesed. Keegi ütles, et Helme hetkel ainuke, kes räägiks orava juttu otse mikrisse nagu sina. Millised loomad nad on? Jah, aga häda on selles, et Helme ta ei tahagi vaeva näha, et rääkida ühest asjast lõpuni. Ta tahab nagu ja see ja ma ütlen, et kuna see maa on konisid ja seasitta täis tohutu tall, siis selge see, et niimoodi võikski näpuga näitama jääda, aga kahjuks see ei vii nagu sihini. Et täna saab rääkida ainult millest ikkagi, tuletades meelde oravate kuritegelikkust, jälgida pealt meedias, kes on need möödaminnes naiivsed oravate kiitjad, kes ütlevad, et üldiselt on meil kõik hästi ja kohtusüsteem on tore ja prokuratuur on tore ja me oleme nii ausad ja nemad seal on nii ausad ja keegi ei varasta ja niimoodi ja keegi ei paku väliskapitalistidele miljardeid lihtsalt niisama. See on üks agenda ja teine tohutu agenda on e-valimised. Et vaat ma ütlengi kohe ära, järgmine siis meil on pühapäeval, teeme. Pühapäeval kell 20.00 Eesti aega. Pühapäevaks ma teen tabeli, Exceli tabeli, lihtsa. Võtan kellaga aega. Ma pakun välja, mul läheb see pool tundi. Lihtsalt võib-olla ma ei ole ammu teinud Exceli tabelit. Ma teen sellise näitliku 3 parteid ja siis juhuslikud jumala asemikud Eesti Vabariigis, Kaja ja Kristen näiteks. Ja näita, mismoodi 3 partei, mingi lihtne tabel, igal ühel 2 liiget näiteks. Kuidas need liikmed saavad kokku 600 häält ja järgi jääb neile 200 ja kuidas see 400 jagatakse nende juhuslike oravate vahel ära. Ja piisab ainult kirjutada lõpuks valemid ära, panna kuude kasti, näe küll ja nendele kapakatele ka mingid numbrid, 8 kasti kirjutada numbrid ja programm teeb selle sekundiga. Teiseks, see ongi e-valimiste see kõige hullem asi. Sekundiga on kadunud pooled või 3 hääli vastavalt siis tuntusele nendelt Triinud ja Tõnud ja Taavid ja on visatud kohe sinna. Ja selline tabeliga ilmuvad siis need patsiga poisid kord 4 aasta tagant välja või iga 2 aasta tagant tegime nüüd juba siis 2 valimised. Näitavad ette ja ütlevad, et suure kahetsusväärsusega me peame selle kähku hävitama. Aga et te saaksite aru, kui lihtne on tegelikult petta ja varastada. Ammugi veel, kui ei ole absoluut häälte kontrolli. Paned kuskil 100 häält juurde, 40 häält juurde. Ajaloost on ju teada, kui Paet vist seal Euroopa koha peale saamiseks üle öö sai 50 000 e-häält. 50 000 öösel. 50 000, jah. Kaja sai 40 000. Ja midagi taolist. Lihtsalt öösel jäsku tekkis tohutu e-valimiste aktivism. Ja praegu see, mis praegu, Aga oskad öelda, palju see Urmas sai, palju ta tavahääli sai? Ei, ma seda kahjuks tookord ma ei jälginud ja minu arust aga e-häälte hulk oli mingi 90%. Midagi sellist, 90-95 ja tavatu, täiesti tavatu. Ja praegu ka, ütleme, et üks lohutav uudis, me ei räägi nendest uudisest, et Pärtel PPP pere jobukene on konkreetselt jäänud selgelt korruptsioonile viitava hankega vahele ja kähku kadus areenilt mõneks hetkeks, jälle peidab pead liiva alla, varsti ilmub välja. Et me küll teame juba, et ega oravad ei jäägi kunagi süüdi milleski. Ja mis siin veel uudisid on, eks ju, siin laiab mingi üks või teine orav mingi asjaga. Positiivne on see, et kuldse ringi Harju reitingud näitavad, eelreitingud näitavad oravatel on 11%, aga tegelikult negatiivne on seal juures see, et ma ütlen teile kohe, mida see tähendab. See tähendab seda, et oravad peavad veel rohkem oma rahval, mis nad teevad, detailplaneeringutega väljapressimine, arenduslepingud, see on nagu see kuldse ringi nagu see võtmesõna. Inimesed ise suure nutuga toovad lõpuks neile raha. Et see raha, nad peavad seda Tõnismäega roppumalt jagama. Kui nad on piisava summa, võib-olla see tuleb kunagi välja lausa, mis olid need taksid. Kindlasti päris täpselt taks ei ole, aga
kui ikka sadu tuhandeid on võimelised Tõnismäe kontorisse viima, siis kuidagi imelikul kombel e-valimiste tulemus on fantastiline. No kui te teate eelmiste KOV-i valimiste kuldse ringi tulemusi, kõik oli 50+%. Ühesõnaga, keegi ei pidanud enam muretsema, et kedagi koalitsiooni tirida, midagi kokku leppida. Ja ise nad on tõesti nagu selles mõttes väga sabad rõngas kurjategijad. Mõni üksik siin, kes lahkub kuidagi väikse tüliga või niimoodi, kuskil seal aralt ukseprao vahelt räägib midagi, mida oravad on veel teinud. Tahtsid sa küsida midagi? Ei, see on teemast väljas küsimus, aga ainuke küsimus, miks Tenerifel elades Eesti poliitika üldse korda läheb? Kui sulle läheb korda sinu isamaa, siis sa võid olla kas või kuu peal. Jah, üks küsimus oli veel. Kas Villu Rõilani viinapudelid veel siiani Jõgeva vahel häälte ost? No neid mina tean peale Raevalla veel Kiilivalda vist oli, ma võin selle koha pealt eksida, kus nagu varjamatult, inimesed isegi teavad, varjamatud joodikud pärast valimisi ütlevad, kus on meie lubatud viinad. Aga mitte midagi ei juhtu. Kedagi ei huvita see. Aga tänapäeval on väga tähtis, kui lõhnab, et oravad on kuritegude sooritamas, siis politseid lihtsalt ei huvita. No lihtsalt on. Muidu oleks niimoodi, et oi, mingi vihje, käib seal mingi erariietes, keegi luurab, saab teada, oi, võtab kratis kinni, kust viina said. Ma siin hääletasin, näed, lubatud selle järgi, näe, sedel on selline. Oleks mingi kisa. Aga meil on lihtne praegu. Meil on teatud liiki kuritegevus ja nimelt oravate korruptsioon on, ei huvita kedagi, justkui. Tegelikult väga siiralt huvitab, et ei huvitaks. Nii, küsimus minu poolt nüüd isiklikult. No. Kui praegu on reformide reiting 11, siis kas arvad, et valimiste ajal on 40 selle? Mina arvan, et kohalike valimiste olulisus praegu oravatel on nii suur mööda. Kohalike valimiste olulisus, neil on ju tegelikult mingi kohustus arhiive alles hoida ja neil on, kuna nad on nii taplad kurjategijad, nad teevad kogu aeg toodavad juurde, nad ei ole kindlasti hoidnud tagasi viimased 4 aastat, aga arhiivi hoidma 7. Ehk siis arhiivis, kui korralikult jälgiajada, on võimalik tuua välja, mis moodi, samamoodi siis nagu pere siin, tehti hankeid Naleva, pandi üldse raha Naleva, kaotati midagi kuskil riigi neid vallaosalusega firmasid kasutati üldse nagu oma rahakotti ja seda nad ei suuda varjata ja nad on praegu sellises olukorras, nad ei saagi võimult ära minna enam. Nad läksid vangi. Ja see tähendab seda, et nad käivad meile heitlikult praegu välja mingid, kes on korruptsiooniallid, mingi välisfirma, kes tuleb Eestisse. Talle öeldakse, et sa ei saagi oma detaili korda, tahad oma poekest kuskile panna veel adu, Harju vallad on ju selle koha magusad kõik siiamaani. Okei, käi raha välja ja käi kähku enne valimisi. No nii, siis korjatakse mingi suur kilekott kokku, aga seekord juba tõsisemad sorti kilekott. No ikka niimoodi, ma arvan, et miinimum on ühe valla kohta 500 000. Miinimum. See pannakse pläraki, pannakse siis Tõnismäele ja kuidagi hämmastaval kombel e-valimine tuleb sükene, isegi imestad, kukub pikali, aga ise imestad. Aga millega oravad on hästi osavad. Enne pange tähele, septembris tuleb nii võimas padureklaam, tohutud värvilised bukletid, kõik nii, et isegi see pool tark jääb imestama, aga äkki ongi nii. Mõtte, milline reklaam, äkki ongi nii. Ei ole. Inimesed ju valivad puhtalt juba sellepärast, et mingisugune pastakas kingitakse, et puhtalt sellega saab juba mitte ainult, ütleme, et siin paljud Harju vallad on ju eputan sellega, kõik see buklet on täis valla 4 aasta tööd. Selle ehitasime, seal lõikasime lindi läbi, selle remontisime, selle renoveerisime, mis on tegelikult valla töö. Aga oravad panevad tuima. Oravad lihtsalt ütlevad, see kõik, vaadake, mis on tehtud. Nii ma sellest küsimusest aru ei saanud, aga hea näide pidi olema linnahall. Linnahall. See linnahalli ehitamine on minu ajaloost väljas. Linnahalli säilitamine ja trall selle ümber on üks keeruline värk praegu, kelle huvid seal on ja kelle huvid seal ei ole. Sõõrukas ka muuseas seal midagi nillis. Ütleme nii, et ega nad ilma tiilitamata nagu keegi ei saagi enam. Kogu aeg käib mingi õudne tiilitamine. Et nii kui suur hange on,
nii on oravatel vaja jälle sidruneid saada. No, ma praegu hüppan natuke teemast, aga võtame kas või Leedo, miks ta pidi valetama? Pointigi on ja võtame Puckheimeri, kui Eesti Vabariigi raudtee Ansip pakkus talle välja, käi mõned sidrunid välja ja siis me teeme nii, eks ju. Puckheimer teatas sellest ja Kapo küsis lihtsalt Ansipi ja Puckheimeri, kas oli nii. Üks ütles, et oli, teine ütles, et ei olnud. Kapo ütles, et no järelikult siis ei olnud, sest Ansip ikkagi ütles, et ei olnud. Aga no, saate aru, kas neid inimesi maksab üldse uskida. Kranich ütles, et mitte mingit sularaha pole R-hoolduses olnud. Siis mis siin kõike, päise päeva ajal tehakse miljonisi lükkeid, kui me võtame, kuidas Taavi Rõivas tegi julmalt, tegi oma nendele seal ahvidele, tegi Arsenali kinnistu ära ja kohe otsiti sinna peale riigi rentnikud. Kui te saate aru, siis see on veel räigem korruptsioon. Ilma mingi erilise, näilise muidugi enam pakkumise ja vähem pakkumisega saavutati ja alati saavutatakse oma tulemus. See ongi see, saate aru, et ütleme, kuidas nüüd öeldagi, siga otsib pori, eks ju. Sa ei saa seale pakkuda välja, et kuule, saame 2 kuu pärast kokku, frakk on sulle ja lips on sulle kapis. Ta on selle aja peale ammu sitane ja porine, et ta on siga. Et samasugune on siin, kui te lasete oravad rahade juurde, siis ta varastab, tal ei jää muud üle, ta ei oskagi teist moodi. Aga võimule settimine läbi ja kõikide alatuste laim, praegu käib siis niimoodi, suuremate konkurentide, siuke tampimine läbi prokuratuuri. Ma tõin eelmine kord Kolbakovi näite, kui Kolbakovile tehti ikkagi, julmalt tehti ära 10 miljonitega. Oravad panid kõik tasku, neil ei olnud mingit sellist ärrasmehelikku tunnetust, et kuulge ettevõtjad, teil oli elus raha, meie siin joonistasime juurde, teeme kuidagi diili. Ja see arvatavasti vastab isegi tõele, et Kolbakov hiljem pakkus lausa väga suuri summasid välja oravatele ise, et lahendame selle asja ikkagi ära, hiljem kõik eitavad seda, aga tal ei jäänudki muud üle, et kui ettevõtjale ma ei jäida midagi ette. Aga kokkuvõttes käib üks räige varastamine, kusjuures mõõtmatus suuruses. Kui nemad rahakoti leiaksid, siis selle esimene asi on suur mure, et seal on puudu. Isegi nad leidsid, aga mitte see, et annaks tagasi omanikule. Kogu aeg on puudu, kogu aeg on puudu. Ja miks on puudu? Vaadake tänapäeval neid lakkkingadega ägedas riietuses kõik kutsi-mutsid, vähemalt 3000 palgaga noori juhtmeid. Nii andekad on kõik need neurolingvistilised juhtimised ja kõiksugused manipuleerimised ära õppinud, neid nimetatakse juhtmeteks. Nemad teavad, kui suure sagedusega peab tooma välja näiteks, ütleme selle sama võrklaeva või kruuse, lõusta, et rahvas ära ei unustaks, ja mingi hästi targa jutuga. Või tuleb see Perling ja teatab, et korruptsioon on ikka väga paha asi, mina ei tea, mina tean 2-3 asja, rääkimata sellest mega rahapesust, kus Perling imestas väga, et kas meil on rahapesu või? Nii, kas me eelmine kord rääkisime sellest teemast, aga mis ikkagist väga tähtis kõne. Ei. Võtame uue küsimuse, mis juhtus Estoniaga, kes on süüdi? Kas rääkisime viimalt? Me rääkisime ja seda maksab korrata, aga kahjuks on praegu niimoodi, et jõle osavalt on see asi, niimoodi on sinna pandud kavalalt juurde ka neid laevakeres auki ja siis see. Aga üks on selge, et hakkame tagaltpoolt ettepoole, riik absoluutselt karjuvalt ei taha, et tuleks välja tõde. Otsitakse omasid, ma arvan, see kurm, kes seal otsiti siia prokuröriks, see on ka tegelikult topitud selleks, et suure tõsidusega ja meeletu visadusega mitte kuhugi mitte jõuda ja joostab ühe koha peal. Ja kuidas need laeva uurimised on toimunud alati vastu sügist ja alati raha puudu ja siis tuleb ootamatul kombel torm ja see on ju pask tänapäeva tehnoloogia juures. Titanicu juures on ära käidud isegi. Nüüd 75 meetri peale. Aga asjast, et suure tõenäosusega keegi tänane kõrge pups ajas Vene sõjaväelastega mingit natuke kõrgemat äri. See võis lõhnata ka radioaktiivse aine järgi ja suure tõenäosusega tormisel merel taheti pärast vihjet, et neid pruugitakse oodata Rootsi politseis, taheti tormise merega selle lükata vette. Niimoodi on ennegi tehtud ja kõik, aga tormise merega ei tulnud välja ja laev uppus ära. Tapeti ära 9000 inimest. Ja nüüd muidugi kõik, kes üritavad tõeni jõuda, võivad ka kogemata surma saada. See on tõesti kogemata, aga minupoolne küsimus nüüd, et mis sa Titanicu asjast arvad? Titanic on natuke keerulisem lugu. Titanicu ümber on nii palju jällegi vandenõuteooriaid ja kõike, tähendab see kuni sinnani välja, et mingid konkurendid, kuni sinnani välja, et veeti
me läheme muidugi väga kaugele teemast, ma ei tea, kas meil sobib sellest rääkida. Veeti mingid Vaarau kirstu needusega ja siis tõesti see suur... Ikkagist minu otsus on, et ikkagist konkurentsi. Konkurentsi võite kokkuvõttes ju tegelikult pimestati kapten ära, et kogu see taust oli see, et nad tahtsid 2 asja, mis on nagu enam-vähem tuvastatud. Esiteks omanikud tegid suurema väävlisisaldusega rauast selle, kui oleks vaja olnud, kokkuhoiu mõttes. Raud oli külmas vees rabedam ja täpselt jäämägi lõhkus täpselt ära viimase kriitilise selle, et laev oleks nüüd ju vee peale jääda. Et ta lõhkus mingi 7 lüüsi ära, et 3-4 ei oleks mitte midagi teinud, see uppumatuks laevaks peeti teda. Aga kapten tahtis panna täie matsuga öösel ja seal olid jäämäed ja lihtsalt kiirus oli nii suur ja kõik. Nii et see on nüüd see taust, mille koha pealt nagu keegi ei vaidle. Et lihtsalt taheti meeleheitlikult, aga vaata see, kui kapten oli pimestanud mingisugust kuulsusjanust, eks ju, see lõhnab jälle sellise müstikte järgi. Nii et, aga ma ei tea, see ei ole Eesti Vabariigi... Räägime. See ei ole Eesti teema, et tõesti hämmastavaid surmasid on ju palju, mismoodi järsku kellelgi viskab pildi eest ära ja teeb avarii ja kõike. Pärast ei jõua ära imestada, eks ju. See juba läheb sinna kuskile ekstra sensitiivide teemasse, et lihtsalt viskab eest blackout on mingiks, kas või mõneks sekundiks, kui inimene autoroolis ja on nii, Et ärme sellest. Praegu me räägime ikkagi süstemaatilisest kontrollitavast kuriteost. Kodanikud tahavad elu eest võimul olla ja ära nad sealt isegi vaadata ei saagi enam tulla, sellepärast, et kogu aeg tehakse midagi juurde. Kogu aeg. Kas või võtame selle, palju siis mitu kuud sai oravate jõuk olla Tallinna linnavalitsuses, kui juba tehti hankeid omadega ja ikka jõhkrad jälle, ikka niimoodi, et raha ikka jääks üle. Ja milline kaagutamine käis, et kuidas Tallinna linnavalitsus teeb seda ja seda ja seda. Keskerakonnale võis ette heita seda, et üks kui teine ametnik oli natuke liiga kontrollimatu ja siis ta läks käest ära. Aga oravad teevad süstemaatilist. Kui nemad varastavad keskpartei jaoks seda. Ja see on omast arust on hästi õiged, sest et nad on süvariik, nad on partei, nad on jõuk. Nii Alari küsis, mis erakonna poolt valid? Täna ei ole valikuidki, parempoolsed on kindlasti sama lapse arenevad alles ja jääbki ainult uravad. Või EKRE jääb. Oi, part mulle keele, ma lähen Pipra järgi. EKRE jääb, siin ei ole valikuid. EKRE on oma vitsad kätte saanud, loodetavasti enam nii palju muutuvad ka laiapõhjalisemaks. Ütleme, kui sellest veel korra rääkida, et kõik see puhastus, mis neil oli, ega neile topiti nii meeletust neid kokkumängijaid ja nagu sabotaažnike sinna parteise sisse, et see oli kole lihtsalt. Neil jäädki muud üle, kui... Jah, nüüd juba räägitakse, et Kaja on saatnud meile palga mõrvarid juba peale. Väga hea, maksame nad üle ja saadame tagasi. Kõik on prügi öeldi. Küsimus, kas Bermuda kolmnurk, mis seal toimub, see ei puutu hetkel ju teemasse. Jah, see on Titanicust edasi juba veel, Bermuda kolmnurk on... Eks jõuame sellistest asjadest ka kunagi rääkida. Kunagi jõuame, see on üks müstiline koht tõesti ja ei olegi midagi rääkida. Et... Milline on ära taust, et teab kõik asju, ära taust on salajane. Entsüklopeedia TV otsas kasvanud. Emal madratsi jaoks raha ei olnud, siis pani entsüklopeediat. Ja siis ma neid aeg-ajalt ikka sirvisin. Aga räägime Eestist, ütleme, et kui me võtame viimase nädala uudised kokku, mis siis oli, et oravad tegid seal jama kokku, seal tegid jama kokku. Millega alustame siis nädala PPP ja kes see teine jopski, need said ju, ega nad ei saa ju teistmoodi. Mingi 15 000, 17 000, 13 000. Ikka mingi raha, saad aru, inimene vabatahtlikult lahkub, aga kui sa oled orav, siis sa ikka mingi papika tasku paned. Sul on seda rulli vaja õudselt, see rulli on vaja. Et juba see suhtumine, saad aru, see on ja muidugi, õige, ma unustasin peaaegu ära. Täna veel luban seda, et ilma arvutita niimoodi päike paistab silma. Et ligi... Järgmine podcast tuleb juba arvutiga ja rohkem organiseeritud. Järgmises podcastis ma kordamine tarkuse ema. Ma teen teile tabeli valmis, näitan, mismoodi Excelis on võimalik lihtsalt
noh, hea küll, ma trukin seda, võib-olla seda tabelit niimoodi, et lihvin ja noh, ma mõtlesin, kas teha miinusprotsendid või miinus absoluutnumber. Parem on teha protsendid ja siis ümardamine ja kõik. See Exceli tabel võimaldab seda, saate aru, kõige labasem Exceli tabel. Et kui Mikku sai näiteks, ütleme, kohalikul omavalimistel 72 häält, mis on enamus valdades ikka päris kõva tulemus, siis talle tehakse lihtsalt miinus 42%. Põmm ja ümardatakse ära. Ja sai vastavalt siis, mis see teeb sealt, mingisugune 29 häält, miinus 29 maha. No midagi taolist. Nii. Ja see jookseb siis oravatele sinna ja potikene jagab selle samasuguse tagurpidi valemiga, jagab omadele laiali. Ja siis tullakse selle paberiga. See oli nagu siis lubadus, et järgmine kord tuleb see arvutist ja siis on arvutist ka nädala huumor jälle. Et noh, ärapanija sellest rääkida ei tohi, siis nad saavad ju kohe endale sule sappa, aga kui me võtame mitu artiklit ja üks tõsisem artikkel on, mismoodi kodanik Ligi tõsise näoga mõnitab niimoodi, et ausalt tõesti tahaks peksa anda. Tõesti, ja oleks õigustus ka. Ta ütleb, et aga ei olegi inimestel odavaid toitusid vaja. Ja mis ta seal veel pani? Ta pani ikka päris alatult pani. Mis teil viga on? Ostkegi natuke kallimalt. Nii, kaks Eesti teema välist küsimust ka. Räägime äkki paar minutit nendest ka. Kas usud, et novembris saabub vaenulik maaväline alus? Oled kursis sellega? Ei ole. Ei, miks ta peaks novembrist tulema siin kõikide? Ei, no räägitakse, et mingisugune seda on iga kord ennustatakse. Ma kõige rohkem usuksin mingisugused Harvardi spetsialistid olid ära tuvastanud. Vanaema Vanga ütles, et tulnukad tulevad siis, kui langeb Süüria. Aga Süüria on nii mitu korda langenud, enam ei saa arugi, mis see langemine on. No nüüd hiljuti said need partisanid sai enda kätte Süüria, jälle langes ja jälle juhtub midagi. See on nii keeruline. Üks on selge, et me oleme siin üks katseplaneet ja kogu mõte ongi see, et vaadata seda inimliku alatuse sügavust. Täna kuni siiamaani viimased aastad ja kümned juba on ju tegelikult, eriti Eestis, on see naabrist parem ja pohhui, mis sinust arvatakse, peaasi, et sa hästi elasid ja kui sul on uhke auto, siis sa oled äge vend ja kõik see sisse süstimine. Et kõik võib olla tore, me võime arvata, et tema on korruptant, aga kui ta tuleb ikkagi läikiva ülikonnaga ja uhke autoga, siis me teeme matslikult talle kummardusi ja oleme õnnelikud, kui ta kätt surus. No, et kõige tähtsam on tegelikult täna inimese harimine. Selle 95% eestlase harimine, kes lõpuks määrab ära ilmastiku Eestis. Ja ta ei oleks niimoodi, et see on pätt ja see on pätt ja sa tead, et ta on pätt ja ta on teinud seal ja seal, aga ikkagi endine linnapea. Ja siis, kui sa bussis pöördab sinu poole teiste nähes, ütleb tere, siis sa vaatad teed püksi suurest õnnest. Vaid et sa saaksid aru, et see alati jorss oma hingelt on madalam kui naabri juurde koer. Ja kui nad saavad aru sellest, tegelikult läheb neile ka see korda, see lähebki korda veel. Nii, nüüd võib-olla asjalikum küsimus. Võtame Asso Kommeri ette, mis ta tegi, kas see oli õige tegu? Oli arakas. Asso Kommeri kohta on tõesti ja selle Mosina kohta on hästi vastuoluline see info. Seda on nii palju ka jällegi moonutatud. On selge, et nad läksid võlliks natuke kätte ära, et nende kättega tõmmati venelastel kõvasti jalgu maha ja vaip alt ja saadi need sõjaosad ja paldiskid minema niimoodi. Ja siis minu arust mingi hetk toimus selline asi, et see noor Eesti riik, natuke jälle orava kõrvad juba paistavad, vaatas, et nüüd peab hakkama neil tiibu kärpima, et nad on liiga kõvaks läinud. Ja siis tekkis lihtsalt võllitamine, sõjaväelase mentaliteediga inimesed panid põkki, relvad käes, mis asja. Kokkuvõttes vaata korra, tuul natuke segab mikrit. Kokkuvõttes tõesti, ega riiki peab austama ja riigi struktuuri, nemad nägid selle läbi, et ega siis nad mingid jorsid seal, ütleme nagu täna või nagu, ega ma toon ka Mikseri kohta näited, et inimene, kes tahtis sõjaväest ära saada, miks sa ära võtsid selle, see oli massiks? Ma panen siia peale uuesti. Eks meil tuleb see mingi aeg see mikrite ost ka, ega need ei maksa palju, et siis ei ole see tuul üldse. Ma toon selle Mikseri näite, et tõesti inimene, selge see, et nii ei olnud päris, tahtis sõjaväest ära saada, sai endale
ise alla see diagnoosi. Nii, aga kas pärast seda ikkagi sobib olla kaitseminister, keda ta oli väga pikalt? Jah, tark jutt, isegi natuke liiga tark jutt, ühesõnaga teoorias ujuv venda ja samal ajal oli praktikat vaja. Et no, need on 2 etteheidet, eks ju. Mingisugune hõljumine, mingite lahedate, ma iga asja kohta võib ju öelda, see on kvantfüüsiline, see on transcendentaalne ja mõtle, kui lahedad terminid tulid ja kõike. Ja isegi saad aru, et langesid furoori, mitte furgooni, eks ju, kõik on nii äge terminid, aga see pole see ju. Täna näiteks, ütleme, tänast Eestit peaks juhtima täiesti talumehe tarkusega ja lihtsust taga ajavad. Üsna suure tõenäosusega siiski ettevõtja kogemusega inimesed. Nad peaksid aru saama, et on viimane aeg ja julmalt ja kusjuures vihkama igust ägedaid terminid ja debatte ja arutlemisi. Mida raisk? Nii, see läheb sinna, sealt ministeeriumist koondame, roogime ära 30 arutlemise arutlejat. Selle ministeeriumi kaotame üldse ära. Mida te siin analüüsite? Võtame kas või Eesti Panga. Mida te analüüsite? 80% raha liigub läbi Rootsi suurpankade ja te küsite, kerjate neilt infot ja analüüsite. Käige pekki, vennad. Ilge kari on seal kohal. Selle Eesti Panga hoone, sellest võiks teha mingi ilusa hotelli. Mõtle, ja inimesed panna tööle, nad ei pea kohe peeti korjama ja kõplama. Võivad ju, ma tea, natuke küprakid panna või midagi. Kujutage ette, muuseas, jah, võib-olla see ongi tänase päeva teema, tänase debati juurde väike hüppe ja väike hektiline. Aga teeme selle kunagi tabelina, aga ma toon praegu peast, kui läks juba selleks jutuks, et üks jõuline asi peale e-valimiste kaotamise ja rahva tegeliku hääle tagasi toomise oleks ametnike meeletu hordi kaotamine. Sest et praegu tehakse seda haige tempoga ja jällegi mingil põhjusel puhub kõvasti mikrisse. Ei, ma hoian lihtsalt, et oleks paremini kuulda, siis kui tuleb rohkem. Et kui tuua välja, minu matemaatika täna on selline, kui juures vaielga vastu, parandage, ma arvan, et ma olin tagasihoidlik veel. Kui tööturult võetakse ära üks inimene ametnikuks, siis on, nüüd on 2 eraldi juttu. Ma räägin kõigepealt, et ta võeti ametnikuks. Materiaalselt näeb see välja selline. Talle hakatakse koos nende hüvitistega mingi autokompensatsioon ja töökoht, tema alla läheb vähemalt 50 000 eurot aastas. Arvestades seda, millise meeletu huvi ja meluga ehitatakse ka uusi betoonhooneid, meeletu meluga. Esiteks kas või, et vanu maha parsetada omadele. Ja teiseks, et ehitusel on alati hästi magus see kõik see. Ehitajad on üldiselt alati korruptsiooni haldid, aga ma ei taha ettevõtjatele midagi ette heita. Ikka, kui neile öeldakse, et käsi pikka davai, ma tellin sult natuke liigselt seda, aga sa viska mulle siia. Ikka juhtub. Kõik see on kogu maailmas nii. Aga kokkuvõttes üks ametnik võetakse tööturult ära, see on -50 selle pärast, et riik hakkab maksma talle mingis lolluste pärast. Nii. Aga ärge unustage ära. Teine -50 on see, et ta ei tooda enam Eestis. Ta on kadunud tööturult. Haritud, andekas, võimekas, ta läks minema. Mõne aja pärast mürgitatakse ära, vihkama üldse Eesti pööblit, eks ju, lihtrahvast, kõike seda meid. Ja see on veel oma, et seal tuleb veel miinus, sest ta hakkab kottima seal kõiki, nii nagu praegu käiakse kõik need Eesti farmid ja kalakasvatused ja mis iganes, see siuke kottimine käib lihtsalt, meeletu kottimine. Samal ajal, kui Vietnami kala tuleb, ma ütlen, seal inimesed situvad väljendusest sama koha peal vette ja laipu visatakse vette ja mida kõike pestakse pesu ja seal kõrval on kalasump ja sealt võetakse kala välja, viiakse Eestisse, öeldagi, et nii oli. Kõik teavad seda. Nii et see on juba 3. aspekt, mismoodi see ametnik hakkab toimima Eesti Vabariigi võimekust rikkuvalt. Aga võtame selle -50 ja -50, et jõuda mingi asjani. Kokku on -100. Kas te saate aru? -100 000 on üks ametnik. Ja neid võetakse praegu 5000 kuni 10 000 aastas juurde. Korrutage ise 10 000 100 000-ga. See on ikka meeletu number. 10 000 100 000. Jah. See on ikka väga miljardid. Jõhker number tuleb jah, 10 000, 10 korda 100 000 on juba miljon, jah. Ei ole 10, jah, ja korruta siis veel
veel edasi. 1000 miljonit. No ongi miljard. Aga huvitaval kombel oli selge info, et 5000 uut ametnikku võeti eelmise aastaga tekitati juurde. See on meganumbrid. Ja see kõik Eesti rahvas ägab, aga aru ei saa, mis viga on. Ja sellepärast, et ülevalt poolt öeldakse, et pole sul hullu midagi. Ja Ligi ütleb, et sa ei peagi rasvast nii palju sööma. Uskumatu. Selle eest juba Ligi peaks saama rahvavaenlase, see on isegi leenilik termin, aga rahvavaenlase aunimetuse ja võimaluse valida endale kähku riik, kuhu ta läheb, et nagu midagi juhtub. Jah, kas sa seda kuulsat lauset oled kuulnud, et Kaja Kallas ütles, et aga minu vanemad ei ole abivajad. Minu vanemad ei ole abivajad. Teie peaksite ka hakkama saama. Minu vanemad on ka pensionärid. Ja ei ole abivajad. Ja nad saavad hakkama. No huvitav, miks nad saavad? Tõesti. Siimukese 10 milli. Sealt läks kindlasti rohkem kui 10 milli. Ei, tookord see oli teada, üks Belgia pettis tema ära, tema lootis kähku. Neid riigiametnikke oli palju, kes suure buumi ajal püüdsid panna kähku raha korraks nii-öelda teenima. Et iga päev oli peaaegu raha oli 30% kallim kui eile, aga see oligi buumi viimase otsa see. Kas see oli 2008? Ikka varem. Ikka kõvasti varem. 2008 oli see kriis. 90 midagi. Aga suhtumine, saad aru, me rääkisime eelmine kord ka sellest, et Siimukese, mis ma tahtsin öelda, suure kahetsusega, vaevad, et keegi on midagi meili peale, üldse mingid oma vihjeid, aga Maris Lauri kommentaar, üks inimene pani nii ilusa pika triaadi, ma vaatasin nii ilusa, kahjuks muidugi see kustutati trollide poolt kähku ära. Ütles, mismoodi R-hoolduses tuli pappi sisse, kraanis selle randis, mis oli raamatupidaja nimi, mismoodi selle eest said need Liskutov ja mingi, kes see indumees oli, Miibi, kes said kõik Eesti aukodanikeks ja kõike tohutute teenete eest. Tohutud teened olid siis oravatele altkäemaksu maksmine. Väga võimalik, et ka seal erastamisega aidati neid kaasa ja kõike seda. Riisuti Eesti Vabariiki, nii nagu laojuhatajad riisuvad Eesti Nõukogude Liitu riisusid. Teate, see oli päris huvitav. Kui mõistlik inimene tagasihoidliku oskusteabega teenis 120 rubla tookord kuus. Asjalikum inimene 200 ja üle. Siis laojuhataja palk oli 60 ja meeletu tung oli sinna. Kujutage ise ette, võtke nüüd loogikaks. Kuidas sa tahad 60-ga minna laojuhatajaks? Neil oli rasvased sõrmed, kõik kuldsõrmuseid täis, kõigil sugulastel olid oma majad. Elu oli väga ilus. Kas on vaja seletada, miks see nii oli? Vaadake operatsioon õõd tuletage meelde. Kuidas see asi käis siis, kui revident tuli, siis tekitati midagi. Et tõestada ära, et oravate seas on laojuhataja mentaliteediga inimesi üle ühe. Ütleme nii, hakkame koguma neid killukesi. Hakkame koguma. Pärtel Peeter Pere tõi ühe killu juurde kohe värske sellise. Aga neid, mis siin on valdades tehtud hangetega, mismoodi, siis kui on 300 000 on hankepiir, tehakse 299 pluss järgmine hange 220, eks ju. Ja ongi 2 eraldi hanget, ehkki see tegelikult on 1. Ja juba valale tehti mingi 100 mööda pükse ja homme jälle 50 ja see on jälle puudu ja tehakse jälle midagi ja et saate aru, kogu see, mida ma tahan teile öelda, pange tähele. See on nüüd piibli sõnad. Halvast puust head vilja ei kasva. Heast puust kasvab väga raskesti halb vili, siis kui mingid kurjad inimesed näevad vaeva, et vähe kasta ja mürgitada ja kõike, siis mõneks ajaks on jama selle hea puu. Halvast puust ei kasva mitte kunagi head vilja. Te peate sellest aru saama. Täna on vaja inimesi kohalikus omavalitsuses võimule, kes tahavad oma kogukonda päästa. Kes istuvad... Eks siis enamasti EKRE ja Isamaa. KOV-i valimise puhul on asi keerulisem, sest et eks EKRE sisse mahub ka selliseid, kellel kui võim vähe läheb, siis ta läheb lollis kätte ära. Ja igale poole mahub neid. Aga kindlasti on, järjekord on, või see tihedus on palju väiksem seal, sest et tõesti, mina olen küll kahjuks näinud ainult seda, et
oravad kõigepealt õpivad ära parteidistsipliini ja neid ei huvita mitte miski. Kui neile öeldakse, et teeme nii, kas või kutsume ise lehvitame lippu, et Narvast oleks tangid, sest et meile on see hea, parteile on see hea, davai. Nii nagu Päts ütles, ei ole häda midagi, paneme baasid püsti. Ma ei tea, ju talle öeldigi, et ausõna, sina jääd ellu, jäigi ellu. Kuule, kas me Rail Balticust rääkisime eelmine kord? Rail Baltica pidi olema hea näide, kuidas päevavargad varastasid pärast rahvamaid. Esiteks seal tehti... No Rail Baltica rahapesu ka, absoluutselt. Tohutult tehti seal, tehti inimestele liiga ja ütleme, et kui Putini Venemaa võib, seal ei olegi midagi arutada, võib lubada enda, hea küll, keegi ei tohiks lubada. Kui Putini Venemaa kui Sotši jaoks ja olümpiamängude jaoks inimestelt võeti lihtsalt maid ära ja ka praegu käib tohutu natsionaliseerimine, sest Putinil on raha vaja, siis ütleme, arenenud demokraatia hulka see mitte kuidagi ei käi, aga Eestis ta käib. Et vaadati ära kõik need sellised naturaalade laiendamine, kõik, sul tausta ei ole, ükski poliitik sul sugulane ei ole, keegi sind ei aita, teeme sulle näkku. Aga see on nii alatu tegelikult, inimene, tavaline inimene on täna kaitsetud ja see pannakse julma. Ja kui inimesed tegelikult saaksid selle pildi kokku, millises mahus neid riisutakse, natuke on ju tehtud seda sellist pealiskaudsuse pähevajumise tööd aastaid juba, et see mind ei koti, see on mul naabrimure ja ma olengi natuke naabrile kade. See mind ei koti, see on üldse kuskilt sealt üle tänavad, et ta oligi natuke liiga uhke autoga. Et see selline mängitakse selle killustatuse peale välja, aga kui te ükskord aru saate, et on olemas normaalne Eesti ja siis on mingi käputäis neid eriti võrdseid, kes tahaksid teiste arvelt elada ja nüüd tuleb see Rail Balticu teema jälle, et Läti ja Leedu ei ehita ju midagi tegelikult, aga Eestis on mingi osa ehitatud tegelikult. No Eesti püüab meile eetikult pugeda ja kõlab küll niimoodi, et Eestis on esiteks on mitu Brüsseli kohta sellest saadud ja teiseks on kokku mängitud midagi taolist, et läheb see Eesti fosforiit siis suure tõmbetuulega minema ja selle eest saadakse siis jälle parteirahasid ja kohtasid ja kahjuks käib mingi väga alatu Eesti maha parseldamine katse. Aga Läti ja Leedu on võtnud sirgama selja ja öelnud, et käige pekki. Kui te sellist raha välja ei käi, isegi siis, miks meil seda vaja on? Meil ei ole seda vaja. Nii et jälle näide, kes on nagu näoga rahva poole, kes on seljaga rahva poole. Täna me ei saa rääkida küll kuidagi näoga rahva poole Eesti tippudest. Ja see, kui nüüd kaitsetööstusesse pannakse nagu sinna õigati maha 10 miljardit lähemate aastatega, ongi põhjendus olemas inimeste riisumiseks. Muutume suureks Mart Laaks. Kelleks? Mart Laaks. Mart Laaks. No ütlesin, muutume suureks Mart Laaks. Mart Laan, imelik termin. Mart Laaks. Ei saanud ka mina. Maardla võib-olla. Jah, Mart Laaks. Maardla ja kõh-est läheb lõppu. Ja. Ei, tegelikult jällegi tark seltskond kaevandaks kunagi lähemal ajal juba seda fosforiiti jupikaupa niimoodi, et mingisugust keskkonnareostus ei toimi. Ja ikka kaevandatakse, kõik riigid eputavad sellega, et kaevandavad. Aga see peaks olema riigile. Aga see teate, et ütleme näiteks Rosimannus tegi, kui oli keskkonnaminister Keit Pentus, siis Rosimannus tegi selle päringu ära nii mööda minnes oma firma alt. Kas ma tohiksin uurida? See on kuidagi moodi, siiamaani mina ei saa aru, kuidas see on võimalik, et mingi täiesti erafirma teeb päringu, kas ma võiksin uurida oma rahade eest. Ja see annab talle juba õiguse ütelda, äkki ma nüüd hakkan kaevandama ka. Kuidas on võimalik selline asi? Igatahes see toimus, see läks kella külge, Rosimannus lasi sabajalgade vahel jalga, aga see on fakt, et see toimus. Rosimannused üritasid, läbi Rosimannuste oravad üritasid nii mööda minnes erakätesse mängida kogu fosforiiti. Sellest on väga palju aasta möödas, võib isegi 10 alla. Et siukene kogu aeg käib siuke varguse katse. Ma ütlen, ma ei taha ühegi rahvuse kohta öelda, ehkki me teame, et mingitel rahvuste seas on rohkem nagu vargaid ja taskuvargaid ja obusevargaid ja kokkuvõttes
neid kodanikke peaks jälgima ja hoidnud distantsi peal, noh. Okastraadi taga oleks õigem koht neil tegelikult. Sellepärast, et nad on juba nii palju tegusid ära teinud. Aga no selge see, et nad on nõus kas või vägivallaks, aga nad ei ole nõus enam hakkama nulli neil ei ole, neil on kõigil mingi ära varastatud rahat. Kaja Kallas väitis, et ta on oma eduka advokaaditööga 300 000 saanud, mis läks siis abikaasa toetamiseks, et saaks Venemaale metalli vedada, saaks tanki ehitada ja rohkem tappa. Et tal oli väga vaja ja ta mitte midagi ei teadnud, mida abikaasa teeb ja kui see kella külge läks, siis hakati vedama Soome kaudu, aga kahjuks opositsioon ei olnud nii võimekas, et teha fotosid ja midagi väita ja tõestada. Et jah, kõik see ressurss on ju tegelikult see odav ressurss, kui sa paned tööle kellegi piirivalvuri või politseiniku ja tema enda palga eest ja annab talle käsu, mine sinna, filmi seda, mine luura seal. See kõik on ju täna oravate kasutuses. Ja noh, EKRE-le kas keegi annabki nii väga kopikat, no võib-olla keegi annab üks või teine. Mina ei tea, mina teeksin küll sulle ettepaneku, et järgmine kord paneme selle loosiratta tööle, anname 50% rahast EKRE-le ja 50% läheb stuudio suurendamiseks. Et ükskõik, olgu see kas või... Olen väga nõus sellega. Teeme kas või, ma ei kujuta ette, kuidas see loosi see põhimõte seal oli, et kas on võimalik suurendada, et 100, 200, 300, need on väiksed summad, aga tähendab suhtumine. Midagi ikka aitab. Suhtumine on tähtis. Et meile stuudiole oleks esimese asjana vaja mikreid, kuna tuul ju puhub tihti. No jah, tuulekindel mikreid ja paha, jah. Jah, ega see palju ei maksa tegelikult. No, mikri aga jah, et täna jah, niimoodi, et kui ma võtan lahti kõik need viimase 2 aasta salvestatud artiklid, siis siin võiks rääkida tundide kaupa, nii palju tuleb värsket jama peale, et vana ei jõuagi rääkida. Aga pole hullu. Praegu on enam-vähem järjekord paigas. Järgmine kord räägime, kuidas e-valimised, kui lihtne on e-valimistega petta, siis et noh, vaadake kõik need kõrged analüütikud ja kontrollerid, nad möönavad. Ja siis nad veel, no kõik need terminid sellised, siis nad toovad natukene esile, aga arvavad, et ikkagi üks selline riik nagu Eesti riik ei saa ju olla nii alatu. Ja siis ongi, nad möönavad, et asi ei saa päris korralik olla, aga rohkem mitte midagi. Ei ole sellist asjad, kuulge, kui juba pätid saavad võimaluse petta ja huvi on neil tohutu, siis nad ka petavad. Isegi kui Paet sai öösel 50 000 häält. Ei huvita. Juhtus nii. Kuufaas. 50 000 inimest muutusid kuutõbisteks paariks tunniks ja otsisid välja oma ID-kaardid ja neil oli nii õudselt vaja. No, mul on siuke küsimus, et kas keegi usub ka üldse seda, et 50 000 sai? Kas ükski normaalne inimene suudaks seda uskuda? Mina olen näinud selliseid päris poliitikuid, poolpoliitikuid, kes ütlevad, et löö või maha, aga e-valimised ei saa pettus olla, sest see oleks liiga räig. Ja siis sa vaatad selle inimesele otsa, mõtled, et täitsa kuradi lollakas. Mida me sinuga nüüd teeme? Tehtigi Goebbelslik vale, tohutu kõrge kaarega Goebbelslik vale ja see inimene ütleb, et löö, saad aru, tark inimene ütleb, löö või maha, mina ei usu. Löö siis maha või, ma ei teagi mida ja miks ma peaksin toreda inimese, ma ei olegi maha lööja. Aga siuke tunne, et astuks varba peale vähemalt, et valus oleks korra selle lolli jutu pärast. Kui panga automakse petetakse, siis palju hääled muudetud ja kontrollida ei saa. Panga automaate petetakse. Panga automaat võib-olla jätaks praegu selle välja, see ei puutu siia otse, aga ütleme, et üks lihtsamaid asju on ikkagi see, et puudub täielikult inimestel võimalust kontrollida, et kas või ütleme, pisteline mingi 100 inimest valitakse mingisugune, nii nagu need telereitingud ja kõik täiesti erapooletu esiteks alustame sellest, et erapooletu seltskond teeb seda, mitte oravate poolt pandud erapooletu jutumärkid. Tuleb ja hüppab ligi ja küsib, et kas sina ja sina üle Eesti, kas te olete nõus osalema? Nii, kirjuta siia, see kohe kustub ära, kõik me oleme tõesti nii, keda sa valisid ja vaatame järgi, mida näitab süsteem. Sa valisid paberkandjal partei number X, aga näitab, et sa valisid 2 päeva varem e-valimistega Reformierakonna. No selge, pettus.
Aga pole võimalik seda teha. Mida päästaks KOV-i valimistele ühe nipi ma annan? Muidugi kohalike valimiste jälgimine. Et seal on ikkagi ka päris pettust. Eelvalimiste miskipärast hääled kipuvad kõik oravatele minema. Kuidas see võimalik on? Mingi kinnine kast ja siis korraga vaadatakse välja. Kõik liigub sinna. Ja jällegi siit 100 ja sealt 100 ja niimoodi kokku varastatakse. Kohalikes omavalitsustes võib olla 200 häält, võib olla 1 mandaat juba ja niimoodi nad kokku varastatakse. Aga ma tean ühte valda, kus kui e-valimised alles algasid, siis üks noorukene abivallavanem jooksis ja aitas vanuritele valida. Ja lasi neil trukkida sisse siis oma eelistuse ja siis keeras laptopi enda poole ja tegi veel paar näpuliigutust. Ja siis ütles, et aitäh ja läks järgmise kohta. Et nad tegid kõike, mida iganes. Praegu nad ei pea isegi nii palju tegema. Mida ma tahtsin nõu anda on see. Sellised märkamatud nimekirja inimesed võiksid olla. Täiesti märkamatud. Nüüd tuli väga huvitav. Vaevalt nii suurel skaalal saab petta. No näed, palju õnne sulle, tasvidanja. Mida ma soovitaksin on see, et kui näiteks ütleme mingis kohalikus omavalitsuses keegi Miku kokkuleppeliselt parteiga, oma parteiga muidugi mitte pättidega, ütleb, et tavai, pange mind ka nimekirja. Ta teab, et küll naabrid ja sõbrad ja ega ta ei ole mingi poliitiliselt aktiivne, aga ta lepib kõigiga kokku ja saab kõigi käest allkirja, et nemad valisid tõesti tema, näiteks 16 häält. Ja siis vaatab, et see üldine tabel tuleb ju välja. Sai 12. Aga tal on 16 inimest, kes ei pettud ja on nõus vanduma. Nii, siis te saate aru, mismoodi veidike veerest varastatakse väiksematelt häältelt, natukene suurematelt, natuke rohkem. Sellepärast, et mingit kontrolli õigust ei ole ju. Täna puudub täielik. Kui keegi sai 240 häält, aga on väga sõnakas ja opositsiooni liider sai 192 ja võib isegi sisse saada. Sest et seal ju ka niimoodi KOV-i valimistel ka need hääled ju liiguvad potis ülespoole, et kõige suuremate häälte saagi omanik saab alumistelt häältelt nii kaua, kuni mandaat täis, siis saab järgmine. Nii, selle vastu nagu ei saada. Aga põhimõtteliselt, kui 4 häälekat parteid oleksid saanud kokku 51% mandaate, aga saavad näiteks, ütleme, 35 ja piisab, kui nad saavad isegi 45. Ja üks ja ühtne süvariigi jõuk tambib järgmised 4 aastat tuima. Ükskõik, mida nad teevad, üksteist nad alt ei pea. Ma olen päris kindel, et neil on üksteise vastu ka nii palju kompromatti, et nad ei saagi nii-öelda laeva pealt lahkuda enam. Ainult siis, kui oleks mingi anonüümne vihjamine. Kas sa näiteks isiklikult tead ühtegi inimest, kes üldse reformi valis? Mina näiteks ei tea. No täna ongi küsimus. Ei, ma tean ühte, kui see on päris huvitav näide, ma ei hakka tooma väga täpselt seda näidet, aga ma tean ühte inimest, üksik isa, parmleb, aga teeb oma asju, kogu aeg täis ja purjuspäega ikka nii kiidab reformi taevani. Ja siis tuli välja, et reformi omad püüdsid talt lisamaad ära petta. Neil on kogu aeg puudu alati, neil on vaja juurde varastada kogu aeg. Ja nad püüdsid talt ja hoolimata sellest ta ütles, et ei, ikkagi äge partei. Ja ta on sellega liige ja tuline toetaja. Nii kui täis joob, irvitab kõige üle, nagu ta teaks hästi palju, eks ta teab ka võib-olla hästi palju ja on midagi võib-olla mestis teinud. Ja ütleme, see profiil on ikka päris kole, siuke libe, nilbe vend, kes purjuspäega irvitab, et teil olid ei tea midagi, kuidas raha tehakse. Mina näen praegu sellist pilti kahjuks. Muidugi teine asi on ametnikud. Ta ei saa isegi aru, mis ta kõikide vihkab, aga sellepärast, et tal on vaja nüüd juba ollagi ametnik. Ja ta jääbki, ta tahabki olla eluaeg ametnik. Selle ametniku, selle teise suuna ma tahtsin rääkida. Et räägin või, mis arvad? Räägi ikka, jah. Et kui nüüd see noor ametnik võeti, see 5000 või see eelmine aasta võeti juurde, eks ju, see kolossaalne summa, mis tegelikult nende peale kulub. See on kolossaalne, see on karjuv summa. Kujutage ette, kui igale perele jääks mingi 2-3-400 euri kuus rohkem kätte ja poes oleks kõik 2-3-400 euri odavam ka. Ostujõud oleks palju kõrgem. Jah, et topelt veel võtame niimoodi, et sa lähed kulutama, sul läheb vähem ja siis sa saad ka rohkem, võtame kas või lihtsalt tulumaksud, käibemaksud. Aga nii ei ole, sest meil oleme pätiriigis. Aga nüüd see ametnik, see on selge vahva Bostoni
ma võin natuke eksida, aga minu arust on see ikkagi Bostoni maatriks, ma praegu puusalt tulistan. See on siis niimoodi, et kõigepealt on tegemist sellise algajaga, siis ta on juba tõusev sükene täht, siis ta tunneb ennast lüpsilehmana ja siis ta tunneb ennast vana koerana, kasutu vana koerana. Aga selle aja peale, kui ta on kasutu vana koer, see on kõik igal pool, see on nagu ükskõik millise töötaja või mingisugune selline Bostoni maatriks. Areneb, siis särab ja siis hakkab nagu kibestunult vaatama, et küll andke mulle minu palk, ma saan aru küll, et ma enam nii efektiivne ei ole ja kuni vastavalt nii. Ja vaat selle aja peale on tal võib-olla ka mingisugune kompra juba ülemuste kohta, teiste kolleegide kohta. Kokkuvõttes võetaksegi praegu noori andekaid, võetakse tööturult ära, et täita siis see tähtede osa. Sest et nii palju on neid, kes on õppinud oravate käest ära kompra kogumise ja enam ta kuskil ei lähe. No, Silve Meiker oli üks väheseid näiteid. Vaene mees, tal ei tekkinud seda 3000 eurost töökohta ja siis ta suures mures teatas, kuidas nad ikka kilekottidega tassisid raha ja mida kõik kuritegevust on teinud. Ta oli nii mures, ta lõpuks tuli ta südametunnistus kargas välja kuskil. Ja saage ise aru, kui nüüd tegelikult veel iga teine või isegi iga 100 sorav ütleks, mis nad teid kõik on. See on ikka, ma ütlen, et rahvas võib-olla ei tulekski sellest šokist välja, läheks kollektiivsele depressiooni ravile. Et see on ikka koletum, kui jultunult on tehtud asju. No ma ütlen, et üks eredamaid näited on Pukheimerile pakutud, et võta terve Eesti raudtee, käi lihtsalt mõned millid välja. Saad aru, niimoodi jagati Eestit. Jagatakse ka praegu. Ka mingid liiklussõlmed ja mingid asjad ja davai, võtta ära, saad 2-3 miljardit, aga käi meile 10 milli välja. No see kõige laojuhataja põhimõttel ikka. Võtta siit ja terve see riiul puhtaks, aga käi kolmekas mulle. Kas te tegelikult saate sellest mahust aru, et kui mõni selline näide tuleb, Pukhheimeri näide on väga konkreetne näide, Leedo näide oli väga konkreetne. Inimene majandas ettevõtjana, kõik laevad liikusid, kõik oli puhas, hoolitsetud. Davai, piletid jagus kõigile, pileti hind oli mõistlik ja siis hakati lihtsalt saagima. Tegelikult teist kätte öeldi talle, anna 4 milli. Leedo ei andnud. Anna meile 4 milli, 4 sidrunit. See jooksis mitu korda meediast läbi. Vaat ei anna. No selge, sa oled näru, sa oled see, mis me veel avastasime, vaata, mis lehes kirjas oli, vaata, mis meediast tuleb, riigimeediast, eks ju. Muudku avastatakse igast asju, mida ise eile toodeti. Ja veel tagantjärgi narriti. Leedo ei suuda ikka laeva sinna tööle panna ja Leedol on nüüd seal raskus ja kõike. Et vaata, kui tugev me oleme jõuk, me oleme leegion. See on nagu jälle piibli sõnad. Meie nimi on leegion. Me oleme kuradist. Nii. Läme jalgkadus väga pikaks ajaks ära. Mis ma teile veel räägin? Praegu tahtsin ja tabel tuleb järgmine kord. Ligist sai räägitud. See, et Maris Laur muutus koos Ligiga mõlemad, tegelikult olid päris analüütisid andekad inimesed, muutusid täis lollakadaks, kui nagu oravate all hakkasid tantsu lööma. Kõik on nii õige, mis tehakse, kõik maksutõusud, kõiksugune ebamajanduslik käitumine, kõik on nii õige kohe paugust, sest et meil lauldakse kooris ainult ühte laulu. Nii, ma natuke loputan kuivanud suud, kas ühte küsimust ei ole? Hetkel nagu poliitiline korruptsioon on igas riigis väga suur. No mis see nüüd tähendab? Mis see nüüd tähendab, et lepime kokku, et ongi, kõik on hästi, jah? Riikide vahel on väga suur vahe. Eesti riik ei saa lubada endale suurt karja pätte. Igas riigis on tegelikult. No jah, on selge see, osas vähem, et osas jõutakse lõpuks nagu mingitele... Aga Eesti on ju minu mõelest Venemaale maha müüdud. Mul on ka selline kahtlus, et tegelikult on pakutud ka venelastele, et kui te tulete, me teeme päravad lahti ja andke meile meie politruki kohad tagasi ja kõik on jälle hästi. Hakkame jälle kardinad tagant piilume, aga kellelgi jõulukuuske püsti ei ole ja kõik läheb vana viisi. Et nii armas. See Kallas müüs maha. No Kallas on siin väga suur osaline selles. Väga räigelt ja see mismoodi leitakse mingisugune 10 kontrolli Delfisse, kusjuures nende kommentaarid on alati alles. Mul on tõesti kahju täna, see oli mingi
kui palju Kranich, mis kuupäeval isegi lausa, kui suure summa ta tõi R-hoolduse sisse ja see kõik oli väga huvitav info tegelikult ja kes seal need, no Liskutov, eks ju praegune Moskva abilinnapea sai endale sealt asjad kätte ja et no rahvas teab, rahvas võiks rääkida rohkem. Noh, kommentaarid kaovad tunniga. Need Delfis, jah? No Delfi kommentaar läks tunniga minema ja kõik ülejäänud see, et EKRE on üldse üks ja kõik oli ka selliseid lamedamaid, et jah, mis te oravatelt tahate ja meie väga hullusti pandi see Maris Lauri, võite ise lugeda, Maris Lauri artikli taga pandi väga hullud, mida te tahate üldse oravate refipättidelt. Aga sükene faktoloogia läks kohe kaduma. Et kui oleks nagu see tegelik Eesti @gmail.com, kui inimesed viitsiks panna sinna anonüümselt, päris huvitava info saaks kokku. Jah, aga kas kellegi hetkel küsimusi on? Ühtegi küsimust, ei ole tulnud pikalt hetkel. Ja, võib-olla kõik jäid magama sellest jutust või kuulavad huviga, kaks äärmust. No stuudio on remondis, jah, et praegu oleme lihtsalt pildiga, et eks vanaisal on ka lihtsam ja kui ta ei pea seda maski ees hoidma hetkel, et tal on ka lihtsam rääkida. Et kui kellelgi on mingisugune küsimus, andke tulda. Et mina nii kaua küsin teist küsimust natuke sellest teemast väljas, et mis sa arvad sellest Venemaa maavärinast? Ei, see... Ei, täitsa teemast välja. See tuli ja tuli. Vennelased oskavad küll maavärinat teha. Nad on aastakümneid õppinud juba veealuseid tuumaplahvatusi tegema. Just nimelt tsunami mõttega. Sellest on palju artikleid juba, ma ei tea, 70-ndatel juba venelased kasvatasid neid asju, et saaks teha sabotaaži. Ja väga paljud pealinnad on ju hästi madalal. Kui sealt tuleb mingi hiidlaine peale, siis on katastroof kõva ja kõik. Ja venelased saaksid kõige sellega hakkama, aga praegu kipub nii olema, et jumal on aeglane, aga õiglane. Aga muuseas, mina küsin ise rahva käest, kas te tõesti kas te ei šokeerunud sellest, et kui võtta see ajalugu lahti, ühel päeval X Kaja Kallas kinkis 2 Orwelli raamatut Ratasele ja mõni päev hiljem Savisaar suri ära lihtsalt rabandusse. Et lihtsalt see oli liiga sügav mõnitus, inimene ei elanud seda üle. Et kas teid üldse ei šokeeri selline asi? Mis me oleme jõudnud juba kuhuni? Me oleme selline so what riigis elame. Et see on päris kummastav. Jutu teema on igas asjas. Te saate küsida ja siis vanaisa räägib. Nii, küsimuste lugeja läks muidugi minema. Minul lugemisprille ei ole. Ärge praegu küsige. Küsige ikka, kohe loed. Kohe loed, jah. Väga tihti ei tule neid küsimusi ja vahepeal tuleb tihedamini ja vahepeal. Ei, ma olen tähele pannud, ärge pange... Ai, nüüd ma pean ise... Nüüd ma peaksin ise... Väga täts kõne. Ta on üsna, aga ma teen natuke hiljem, ma lihtsalt kohe hiljem tagasi. Teeme nüüd 15 mintsi. Teeme, Tavi, tee paus. Tee paus ära. Tegid, jah? Ei, ma panen mute'i peale korra. Okei, sinna maani ei ole kuulda teda. Kas teil on mingisugused küsimusi äkki? Praegu väike paus, mingi tähtsam kõne on tal. Et nii kaua saame mingit muud juttu ka rääkida, kui on mingid küsimusi ette.
ei kaota muidugi kõik ära, aga mis Estoniaga juhtus? Me kusjuures rääkisime enne sellest, ta võib uuesti rääkida kohe. Ta teab täpselt. Me rääkisime eelmine live ka sellest. Nad on nii korduvad küsimused, et oota veidike, tal on üks ärikõne. Vanaisal on ärikõne. Ta kohe seletab uuesti teile. Aega veits, ma ei tea kui kaua, aga teeme mingi viimased 15 minutit podcasti. Viitele ka, võite minuga ka rääkida, mis soovite teada. Спасибо. Окей, до свидания. Удачи, спасибо. Nii, Estonia kohta jälle küsiti. Nii. Uuesti peab vist rääkima. Estonia, ma ütlen, et ilma sügava, kui võtta lihtsalt kas või Sherlock Holmesi põhimõttel loogiliselt lahti, no miks oli vaja varjata õnnetusjuhtumit? On ilmselge, et seal toimus mingisugune inimlik rumalus. Otse inimesi ju tappa ei tahetud, see pole mingit põhjust. No, otse inimesi tapeti, kes siin oli üks Nõukogude Eesti poliitik, punane poliitik kunagi lennukiga Kalevala või mis ta oli, tõmmati alla lihtsalt sellepärast, et ta tahtis midagi ära seal rääkida Stalinile. Sellest on aru saada, et siis tõmmati terve lennuk, inimest oli vaja tappa. Aga siin praegu on kõige loogika järgi lihtsalt taheti vabaneda mingisugusest jamast ja see jama selleks ja võttes seda mastaapsust, see on keegi väga kõrge pups, kes tahtis teha musta raha ja mingite sõjaväetrikkidega. Tol ajal veeti tohutult ära, nimetati seda punaseks elavõbedaks, massiline hüsteeria tekitati selle nime all, et just kui keegi saanud aru, mis see punane. Tegelikult otsiti plutooniumi. Vene riik ja Vene sõjaväelased müüsid plutooniumi ja teisi radioaktiivseid aineid. Sellel oli kõrge hind. Ju siis oligi selle laeva peal või oli mingi väga super, mingi eri sõjaväetehnika. Sõjatehnikast olen kuulnud. See oli kindlasti mingi eriline sõjatehnika. Pigem oli see väga tõsine tooraine, sest ega venkudel midagi erilist ei olnud. Nad kinkisid ju kogu laevastiku ju Pepsi koolale. Sellepärast, et neil lihtsalt maksid, tasaradasid Pepsi koola hullus oli nii suur. See on järgmine teema. Et kokkuvõttes järelikult oli see strateegiline materjal, radioaktiivne materjal. Jah, kas relvavedu ei olnud? Jah, sellest rääkisime. See oligi, aga see mitte relva, saad aru, mitte mingi hale sületäis AKM, vaid sellel võis olla päris korralik kogus plutooniumi, mis on tõsine teema rahvusvaheliselt. Ja seal just, kõik lõhnab selle järgi, et ikkagi mingi radioaktiivne värk oli. Ja kuna selle taga tavalised ostjad olid juba tol ajal terroristid, siis mingid kokkulepet ega mingid toredad vass-vassi selle Rootsi valitsusega ei olnud ja asja võeti seal väga tõsiselt. Oligi kõik. Kohe oleks olnud eluaegne vangi minek, hoolimata sellest ükskõik kui kõrge poliitik sa oled. Ja siis oli lihtsam hakata selle antik laevameeskonnale käsk. Olgu olla. Ja nüüd olete ka ise, kes olid tol ajal nii kõrged pupsid, kes võisid nii kõrgeid käske anda. Olgu olla, ei huvita. Lõhnab ikka jälle ühe konkreetse jõugu ja seltskonna
suunas. Ja ta ei saanud olla mingi Savisaar või midagi, sest et siis oleks see välja tulnud. Siis oleks ju seda lekitatud. Aga me ei saagi kunagi teada, kes selle taga oli tegelikult. Me võime saada kunagi teada. Nii et see oli vastus. Millegist tahtsid veel rääkida? Ütlesid, et kohe jõuame teise pooleni. Las ma nüüd natukene mõtlen. Nüüd jooksis selle vahekõnega jooksis kinni. Ametnike tirimine ära räägitud, e-valimiste loogika, et elu eest võimal olla ja kuidas see asi toimib räägitud. Ka paberkandjate peal pettus väikest viisi olemas täitsa, kui on jälle kuskil vallavanema kabinetis on eelvalimiste sedelid justkui hästi pitseeritud. Jälle sellega petetakse. Nii, aga no, ega need ongi need põhilised, et kodanikud kotipoisid on väga aktiivsed, et püsida võimul. KOV-i valimisi nad ei alahinda, sest et see on nagu juured, puujuured sealt jookseb hästi peale. Ja teine hull asi on see, et just Tartu kindlasti ka, aga Harju vallad kõik on täis väga mustade tegude jälgi, kõike ära kustutada ei saa. Nii, see on see, milleks peaks nagu täna valmis olema, milleks tuleb koguda rammu ja koguda tarkust ja valimisi kindlasti jälgida, nii, aga noh, ma isegi täna midagi muud tarka ei räägiks. E-valimiste näited on ära, selle peale tuleb nii palju kõntsa peale ja arutluse mul nii palju neid näiteid, mida kõike see süsteem teeb. Kui ta vähegi võimule saab, siis käib ainult üks tasku toppimine ja lollimäng ja rahva mõnitamine. Et katsume vaadata seda järgmine kord. Teemasid on tegelikult tohutult, aga võib-olla täna on... Tänaseks on ühesõnaga kõik ja pühapäeval tuleb pikem podcast. Jah, kolmapäeviti võib olla ju lühem. Teemasid sai ju praegu väga tugevas konsentraadis, et see tegi needki läbi. Ma ütlen, näide on jah see, mismoodi Kaja Kallas hõõrus selle oma jalgrattaga mööda Munakiviteed ja meedia ainult seda kajastaski, mismoodi kaabusid mõnitati. Ja kuidas see lõppes nüüd Savisaare surmaga, et kui sellised momendid ka nagu kuidagi seosed ei tekita ja ahetama ei pane, siis on natuke rohkem kui natuke nukker seda kõike kuulata pealt ja vaadata pealt. Aga ükskord prahvatab vimm. Olid laulusõnad. Ja, aga tänaseks kõik ja lõpusõnad, mis on lõpusõnad? Olge pühapäev veel 20.00. Lõpusõnad ongi see, et ükskord rahvatab vimm. Kahjuks on väga suur osa rahvast tahaks näha, et on juba rõõmuhõisked ja küll siis tuleks barrikaadile. Ja miks mina, eks ju, esimesed ju heidetakse ja tagumised tapetakse, mis on iseenesest päris loll luuletus. Et ükskord, mul on isiklikult tunne selline, et Jumala tahe on see, Eesti Vabariik jooksis kätte läbi ekskommunistide vähese sellise aktiivsuse. Nii, küsite, unustasin kuulata, kas läheb ülesse ka kuskile. Ikka läheb YouTube'i läheb, mis see nimi on? Tegelik Eesti. Tegelik Eesti läheb podcast ülesse. Ja ma ütlen selle mõtte ära, et see on selline jumalik nagu mõte, et ära pane kinni veel. Ei panegi kohe. Et Eesti, enamus rahvast ju tegelikult hakkas tantsima ja lipukest lehvitama ja vaatama, heina tegema ja vaatama, kuidas maja saaks korda, kui me saime vabaks venku alt. Ja siis tõesti mingit moodi, mingi kari eks-bolševikke. Vaata. Kukkus. Ja. Ei, ta maandusid siin. Mingi kari eks-bolševikke arvas, et oot, nii see kepp ei kõnni, me ei oleme ikka ägedad võllid ja davai ja siis hakkas meeldima see ja niimoodi omastati, erastati ja betoneeriti endale juhtpositsiooni. Ja nüüd tahab saatus, et eestlased võitleksid tegelikult ka endale Eesti välja.
ja kui täna ei ole ka selleks sobilik hetk, no siis varsti on, no siis pole midagi rääkida, noh. Siis lihtsalt üks eestlane läheb kodust välja ja küsib tänavat valvava politseiniku käest, kas ta tohib oma autoga sõita tööle, saab tšeki selle eest, võib-olla saab nuuti ka veel, tuleb tagasi, lubab, et ta väga suurt viiluvorsti ei lõika, sest kõik läheb riigile. Tahate seda? Ja viimane küsimus on nüüd, keegi küsis, kas seakatk on kelmus või tõde? No pigem ta on ikkagi vist päris katk, aga seda saaks ka paremini ära hoida. Seda saaks paremini ära hoida, ei pea jooksma farmist farmi ja ta ikka niimoodi puhangutena ei tule. Inimene kannab seda katku edasi. Et kui on suur farmid ja on ka katku oht oli juba mitu kuud, et võiks mõistlikum olla. Ja ma ei tea, minul isiklikult juba aastaid tagasi tundus see, et nii nagu katk üldse, ka sa tead, et 30% inimestest jäi ellu isegi katku ajal, omal ajal. See võib-olla päästiski inimkonna. No lihtsalt olid immuunsed ja kõik. Kui praegu hakata need katkulisest sigadest välja aretama katku immuunseid sigasid, kas see on nagu halb idee või? Noh, ja jõudagi sinnani, et nagu las ta olla siis see seakatk, ei juhtu midagi. Sest kuumutamisel ta läheb ära, inimesel tohtlik ei ole. Kõik need üleliigsed hirmud ja mingid rohepöörde hirmud ja jutud ja noh, natuke on siin sellist. Rohepöördest tuleb ka midagi. Jah. Rohepööre, ajupööre. Ja viimased laused või sõnad siis. On see, et ükskord prahvatab film. Kas eelmine on ka üleval? Ei, me paneme korraga need üles. Täna paned üles, ei jõud panna ju. Satelliit on püsti ja pane üles ära. Ei, aga see laeb jah, nii aeglast. Võib-olla jah. Võib-olla isegi jõuavad täna need üles, et... Tavai, aga jah, et kõlab nagu niimoodi, et kui eestlane praegu võitlema ei hakka, siis talt võetakse ka tema saun ära, mille taga ta käis kirumas. Ja üleüldse võib-olla tehakse varsti niimoodi, et miks sa pead palka saama, nagu nii me võtab sult kõik ära. Tee avaldusi kogu aeg, küsi bensuraha, küsi, põhjenda ära, miks sul on vorsti leiva peale vaja ja ma ütlen, kurjust ei peata miski muu kui vastu võitlemine. Ta lihtsalt areneb ja järjest lollimaks nad lähevad, näed ise, nad on peast soojad täiesti. Juba kui ligi mõnitab mõtliku näoga, ütleb, et milleks on inimesel üldse rammusat toitu vaja? No minge pekki, noh. Ja Kaja Kallasel on 2 pensionäri ette näidata, kellel on täitsa toimetulekuga ei ole probleem. Ja tuleb ja Mart Võrklaeval oli, kui kellelgi on 30-aastane Audi, aga Audi on ju kallis, Mark, no see ei ole elektriauto vastu üldse midagi vahetada. Otse eetris. Ja, aga lõpusõnad siis, jah. Võitlema, mehed, barrikaadidele, naised ka. Võitlema, näeme ära podcast.